Mina olen Diana Pärna ja mina olen siin osaühing Lahe Maamees omanik ja osanik ja põhitöö tegija ka koos oma abikaasaga. Et meie kasvatame lihaveiseid, elame siin Lahemaal Võhma külas ja selle kohaga selle Võhma külaga on tegelikult seotud minu mees, et tema on siin sündinud ja kasvanud ja see on tema kodukoht olnud terve tema elu. Tõsi küll mitte selles majas, kus me praegu elame, aga samas külas, teises majas, Nõugaste talus. Ja see Nõugaste talu on ostetud juba mõisniku Paaleni käest 1907. aastal. Ja sellest ajast saadik on see talu olnud minu mehe suguvõsa käes. Hetkel on ta meie poja oma. Et selles suhtes on väga tore teada, et seal see järjepidevus jääb. Aga meie siis, kui aasta oli 1995, siis meie ostsime selle maja siin ehk siis Sepa talu. Ja selleks, et lihtsalt saada omaette elama tegelikult, et nii nagu ikka noored tahavad omaette elada, et ei tahtnud Arno vanemate juures olla, siis meie ostsime selle maja ja see oli väga halvas seisus. Aknad olid eest ära ja katus satas läbi ja sees olid need talad, olid kõik sisse langenud. Hakkasime seda vaikselt nukitsema ja niimoodi oleme siis, tundub, et on eluaegne remont on selle projekti nimi. Et oleme siin niimoodi vaikselt pesitsenud ja teinud siis oma kodu hoopis siia. See maja on tegelikult ehitatud juba 1863. aastal ja selle ehitas siis mõisnik Paalen oma töötajatele. Nii nagu Võhma külas on 4 sellist maja, meie oma erineb selle poolest, et siin on 2 sammast on ees. Et miks need siia ehitati, seda tegelikult keegi ei tea. Et ühe arvamuse järgi on, et võib-olla taheti siia teha kõrtsi, aga kõrtsi siin kunagi olnud ei ole. Et ta on tegelikult olnud alati elumaja ja siis nõukogude ajal oli siin raamatukogu. Ja pärast raamatukogu seisis ta tükk aega tühjana, kuni siis meie selle ostsime ja nüüd on ta uuesti kodu. Meie põhitegevusala on lihaveise kasvatus. Meie ostsime oma esimesed lihaveised 2011. aastal, 20 limusiini ristand looma. Praeguseks on meil 230 looma, nendest siis 112 tamme, limusiini tõuk, põhiliselt mõned on tiroolihallid ja lisaks on mul siis lemmikloomana 2 maatõugu lehmakest, kellest ühte ma lüpsan, nii et meie pere saab ikkagi seda maatõugu lehma piima. Meie karjatame oma karju põhiliselt siin Lahemaa poollooduslikel kooslustel. Et me hooldame umbes 190 hektarit poollooduslikke kooslusi nii mere ääres, ehk siis siukest taastame rannaniitu, kui ka just selliseid paepealseid lubjarikkaid kooslusi. Et mille üle mul on endal eriti hea meel, sellepärast, et selle võsa alt tulevad välja väga huvitavad asjad, tulevad välja vanad vundamendid, tulevad välja vanad kiviaiad, et see maastik, mis pärast seda loomadega karjatamist jääb, et see on ääretult ilus, et see on ääretult ilus ja mitmekesine, et see on nagu hästi tore, et miks me seda teeme, oli siin küsimus. Seda on väga raske öelda, et seda ei pane tegema tegelikult mingi raha ega midagi. Me teeme sellepärast, et see on meie kodu ja me tahame siin kodus midagi teha. Ja see oli nagu lihtsalt niisugune hea ja niisugune, kuidas nüüd öelda, tuttav võimalus, et see loomadega tegelemine ja sellepärast me seda teeme. Et tegelikult on, et kõige tähtsam on ikkagi elukoht, inimesed sinu ümber ja siis sõltub sellest, et kas sa saad midagi, oled piisavalt ettevõtlik, et võtad midagi ise ette või lähed kuskile tööle, et meie oleme otsustanud, et meie tahame ise teha, olla ise endale tööandjad ja teha seda siin kodus. Lihaveise kasvatus ei ole majanduslikult tasuv, et ilma riigi toetusteta me kindlasti ära ei elaks, et see on täiesti kindel, kuna meil ei ole mitte mingisugust muud tegevusharu ei ole kõrval, me ei kasvata teravilla, meil on siin hästi siuksed paepealsed õhukesed mullad, väga kivised ja väga pisiksed põllud, et siin selleks, et teravilla kasvatada, et see ei ole kindlasti kohe tasuv. Ja siis meie kasvatamegi lihaveised, samas siin on poollooduslikel kooslustel on niivõrd liigirikas ja samas ka selline energiarikas taimik, et loom kasvab siin hästi, omastab seda taime ja see on niisugune hea võimalus, aga me ei nuuma oma loomi.
et me ei kasvata neid suureks, me müüme nad ära siis pooleaastasena, aastasena või siis tõuloomadeks, aga meil ei tasu nagu seda lõppnuuma teha, kuna me ise teravilja ei kasvata, et seda osta ei tasu. Me ei laiene enam niimoodi jõudsalt, et me tegelikult tasapisi ikka võtame neid oma kasutuses olevate maade naabermaid juurde. Ja mida ma pean ütlema, et meie piirkonnas on küll nii olnud, et kui me oleme läinud ja mõned maad kasutusse võtnud, hakanud niitma ja sealt sööta varuma või loomad karja pannud, siis naabermaade omanikud tulevad ise tihtipeale pakkuma oma maid, et kuna on alles niisugune mälu, kui inimesed mäletavad veel seda, et missugused need põllud olid siis, kui nad olid hooldatud, et kui ei olnud siin võsa, et siis tegelikult tänu sellele on hästi positiivne on olnud see inimeste suhtumine, et enamus meie maid on rendimaad. Me rendime nii eraisikutelt kui ka RMK-lt kui ka riigilt, et meie omanduses ei ole palju maid, aga suhted nende inimestega on nagu kõige tähtsamad olnud tegelikult, et see on nagu hästi-hästi oluline. Ilma toetusteta me kindlasti seda ei teeks. See eriti poollooduslike koosluste see taastamine, et need nõuded on suhteliselt ranged, see on väga töömahukas, et need karjaaiad ei ole sellised sirged kuskil, et sa vaatad binokliga, kas on terve ja sul ei ole nagu sinna külvatud taimik, et loom kindla peale kasvab, et saad teha seal mingisuguseid neid portsjon karjatamist, et see on töömahukas, väga palju trimmerdamist on, igasuguste nende vanade okastraattaadade korjamist, et ilma toetuseta me seda kindlasti ei teeks, et selles suhtes, et see on küll see toetus, mis kindlasti peab jääma, kui me soovime, et meie see loodusrikkus nagu säiliks. Siin Lahemaa kontekstis, et eks me siin nagu tahaksime tõesti rohkem näha seda põlistõugu, aga mida me saame näha on ju lammas, ütleme, aga Eesti ainukene põlisveis on maatõugu veis ja tema on siiski lüpsiloom, et kindlasti ei tule seda aega enam tagasi, et kus igas peres on oma lüpsilehm, aga võib-olla mõni inimene siiski võtab endale niisuguseks toredaks lemmikloomaks selle, et ma usun küll, et lihtsalt tuleb hoida ja toetada neid, kes seda teevad, et see on tähtis, et ja võib-olla siis tulevad ka noored kunagi ja hakkavad nagu võtavad üle või hakkavad midagi siis tegema, et see on väga suur küsimus ja sellele kindlasti ei ole ühest vastust. Aga see ei ole ainult raha, mis seda paneb tegema, et võib-olla see teadlikkuse tõus juba koolist, et Võsu koolis seesama näiteks rohkem suunata lapsi mõtlema selle keskkonna peale, kus me elame. Me elame ju elukohana on ju Lahemaa imeline, et on tõesti üks kõige ilusamaid kohti, kus elada. Ja kuigi meil ei ole siin tasuta bussiliiklus, siis meil kõigil on autod ja kogu Eesti on meie ees ju lahti, et kui me tahame, siis tund aega on Tallinnasse, 2 tundi on Tartusse, 2 tundi on Pärnusse, et tegelikult on ju kogu maailm su ees lahti, et ei ole üldse vahet, kus sa elad. Meie ei ole oma lapsi nagu kasvatanud niimoodi, et see kõik jääb teile, te peate siia jääma, et me oleme nagu andnud nendele vabaks selle nende enda otsustamise. Minu vanem tütar on hoopis meditsiinis tööl, minu poeg lõpetab sellel aastal Mereakadeemia tüürimehe kutse, et läheb hoopis merele ja minu kõige noorem tütar on praegu Ameerikas lapsehoidja, mõtleb alles, mis ta teeb ja tema kindlasti ei ole põllumajandus see ala, mille tema valib, aga võib-olla mõni lastelastest, ja nad elada siin tahaksid. Võib-olla nad ei taha tegeleda karjakasvatusega, aga elada nad siin tahaksid. Aga meil, see on küll nüüd see koht, mida riik saaks nagu teha paremini, eks ole, et meie poed on kaugel ja hinnad on kallid. Meie postkasti peale ilmus silt, et seda tühjendatakse 1 kord nädalas. Kas te kujutate ette, et te saadate kirja ja te teate ära, et ta läheb teil iga neljapäeva hommik? Samas näiteks riigiasutustega suheldes on mul siiski ette antud mingisugused normid, et 5 päeva jooksul peab kiri olema kohale tulnud. Aga minul läheb ta siit ära 1 kord nädalas, et võib-olla on mingeid päris väikseid asju, mida riik saaks tõesti ära teha selleks, et see maainimene ei tunneks, et ta on väga kõrvale jäetud. Või nüüd praegu planeeritav see autode maks, eks ole, et maal ei ole auto luksusese. Ka võimas auto ei ole talumehel luksusese, ma tõesti pean sellega saama põllu peale, ma pean saama päris kaugele temaga, ma vahest käin oma autoga mere ääres lehmi taga ajamas, et lihtsalt ta on mu töövahend, et ta ei ole luksusese. Et kindlasti on selliseid variante või mingil moel ka väärtustada seda, et
Lahemaal on teatud piirangud, et võib-olla see kohalikul elanikul võiksid need piirangud olla natukene lihtsamad. Seesama loomade varjualuste ehitamised näiteks, et mis on ühtepidi Veterinaar- ja Toiduameti nõuded, et võiks olla varjualane, teistpidi on ju, meil ei ole võimalik seda nii-öelda ehitada siia kuskile. Et mingisugused sellised asjad või et pereliikmed saaksid lihtsamini selle maja ehitusloa, et niisugused kiirendada mingisuguseid asjaajamised, võib-olla sellised asjad ka meelitaksid. Ja kõige tähtsam ikkagi muidugi, et kool oleks ja jääks, lasteaiad, koolid ja töökohad. Aga eks töökohti me peame tihtipeale ise looma. Miks just need lehmad? Seda on nii raske öelda. Tegelikult on niimoodi, et eks me käisime ja uurisime, et millist tõugu võtta, siis kui me otsustasime, et me ikkagi need lihaveised võtame. Lihaveised sellepärast, et piimaloomad oleksid tahtnud ikkagi suurt investeeringut saada ja keegi meist ei olnud huvitatud lüpsmisest. Ja ümbruskonnas ringi vaadates ega eriti ei paistnud, et keegi teine neid meie lehmi lüpsta tahaks. Ja siis tundus, et see on niisugune uus ja huvitav ja selline lahe ala. Ja vaimusilmas siis olid niisugused rohelised aasad, millel ilusad punased lehmad. Ja see ongi realiseerinud, on ilusad rohelised aasad ja punased lehmad, aga et kui palju tööd sellega on, et see on nagu palju. Ja miks? Saaremaal olid punased lehmad, küll piimalehmad, aga vot see on see minu lapsepõlvest tulnud, et inimene ikka teeb otsuseid kuskilt sealt, kuskilt seest, eks ole. Kõige tähtsam, et loom peab meeldima, et see on nagu kõige olulisem. Ja kui sa teed seda, mis sulle meeldib, et siis asjad hakkavadki minema. Et see on ju kõige tähtsam on see, et ei saa teha, kunagi niisugune pahur teenindaja, temast ei saa kunagi head teenindajat. Kui ta ei tee seda niimoodi hea meelega, on ju, siis me kliendina saame sellest alati aru, et sama on ju loomadega, et sa ei saa, kindlasti ei saa loomi pidada inimene, kellele loomad ei meeldi. Mina olen elanud Tallinnas, mina olen ju Tallinna tüdruk, ma olen tegelikult Tallinnast pärit. Et juba lapsena ma teadsin, et ma kindlasti tahan maale minna elama ja et ma tahan töötada või õppida sellist ala, et millega ma saaks maal hakkama. Ma tahtsin saada loomaarstiks. Aga minu isa ütles, et tollel ajal, et loomaarst ei ole naiste töö, et see on ikka lehmad ja hobused ja saad jalaga ja et see ei ole lihtne töö, et ära seda vali, et vali midagi muud. Ja läksin õppima aednikuks Räpinasse. Aga peab ausalt tunnistama, et kuula ikka oma südame häält, et minust kehvemat aednikku on ikka siin piirkonnas keeruline leida, et ega see aiatöö ma teen küll selle ära, aga see ei ole selline, mida ma teen rõõmuga, et mina ei rohi rõõmuga, et see on ikkagi niisugune kohustus. Ja nüüd elu teeb oma korrektuurid, et nüüd ma olen oma lehmade juures tagasi ja paljud niisugused abistamised, mida ma ise saan ära teha, teengi ära, nii et natukene nagu loomaarst ikka ka. Et tuleb ikka oma südame häält kuulata, et ja nii ongi. Ma ei saa lehmadele seljaga jääda, vaata.